Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd PaintNeti programmiga seda, kuidas ma saan panna erinevaid kihte ja asju välja lõigata. Ma teen nüüd endale kõigepealt ühe uue paberi, klõpsan siin New peal ja las ta jääda 800 korda 600, panen OK. No ja teeme ta tausta sellise ilusa värvilise, näiteks valin siit värvi kollane, värvipoti ja värvime ta ära, näiteks kollaseks. Nii. Ja nüüd ma tahaksin siia peale saada näiteks nüüd selle kartuli. Selleks, et nüüd asju välja lõigata, selleks mul on siin sellised tööriistad, et ma saaksin lõigata nagu välja sellise ristkülikukujulise asja. Siis on siin olemas ellipsikujuline. Siis on olemas selline lasso, kus ma saan vaba käega teha. Ja siis on veel selline võlukepike, magic wand. Ma võtan praegu lasso ja selle kartuli nüüd näiteks lõikan selle lassoga. Selleks siis ma pean hiirega võimalikult täpne olema ja lõikan selle kartuli ilusti välja. Pärast ma saan siin veel natukene parandada kustukummiga näiteks. No nii, lõikan välja, klõpsan nüüd siin üleval kopeeri. Siis lähen oma selle kollase paberi peale ja nüüd ma teen niimoodi, et ma lisan siia ühe kihi juurde, sellise läbipaistva kihi. Klõpsan siin all selle plussmärgi peal, mul tekkis siia kiht juurde ja nüüd kleebin. Nii ja näete, see kartul tuli siia. Nii, teeme selle kartuli siit natukene väiksemaks. Ja nüüd näiteks ma näen, et ta ei ole mul nüüd väga täpselt tehtud, siis ma võin nüüd, nii ma saan teda siit veel liigutada, kus ma tahan. Nii, las ta olla mul siin all, siis ma võtan kustukummi ja ma saan tegelikult nüüd neid servasid siin veel ära kustutada. Ja siit ülevalt, kus on see 10, saan ma kustukummi teha suuremaks või väiksemaks ja mul tasuks ka nüüd natukene siit alt nüüd natukene seda luubiga juurde panna, et olla täpsem. Nii, neid aknaid, kui nad mind segavad, võin ma vahepeal kinni panna, ma panen värvid kinni. Kui ma tahan, siis siit ülevalt paremalt ma saan uuesti lahti teha, ma panen kinni. Ja nüüd ma võin kustutada veel siin karturil selle üleliigse kõik ära. Nii, kustutan. Oih, nüüd kui läks valesti, võtan kohe kiirelt sammu tagasi. Nii, ja kustutan ära. No ma praegu väga täpselt siin tegutsema ei hakka. Nii, nüüd läheme õuna juurde. Õuna puhul ma praegu nüüd kasutan, näiteks proovin kasutada seda võlukepikest. Nii, klõpsan õuna peal, vaatame, mis juhtub. Nii, praegu valis väga kummalisi asju ära. Selleks ma saan nüüd mängida siin selle tolerantsiga, et ta vaatab nüüd, et kui täpselt ta neid värve nüüd otsib. Et praegu ta arvas, et ma terve pildi võib välja valida. No, paneme selle tolerantsi natukene kõrgemaks. Nii, klõpsan. Nüüd on mul terve pilt ära valitud. Võtan korra siis, kui ma tahan uuesti selle valikud maha saada, edit select, nii klõpsame veel kord õuna peal, nii, järelikult tolerantsi tuli liiga palju, paneme vähem, nii, klõpsan ja nüüd on selline variant veel, et kui ma hoian kontrollklahvi all, siis ta lisab mul neid valikuid kogu aeg juurde, et nüüd ma saan selle õuna iga külje pealt siit ära valida. Nii, klõpsan jälle kusagil, saan mingid piirkonnad veel. Ja nüüd, kui ma tahaksin veel nüüd siin, ma näen siin keskel on selline nagu sipelgad jookseksid. Ma kasutan siin veel korra seda lasso tööriista, hoian uuesti kontrollklahvi all, et need muud asjad ära ei lähe ja joonistan siia näiteks nüüd selle lasso tööriistaga veel täpsemalt need keskmise osa ka. Nii. Voh, nüüd läks juba õun üsna täpselt. Ma võiksin siin veel suurendada ja veelgi teha, aga ma nüüd kopeerin selle õuna ära. Nii, läheme jälle siia kollase peale. Ma lisan õuna nüüd järgmisele kihile. Tegin juba kihi number 3. Paste kleebin õuna siia. Jälle nihutan ta sinna, kus ma tahan. Natuke väiksemaks või suuremaks ja tõstan ta siis sinna, kuhu ma ta tahan. Ja järgmisena võtame selle korvi. Korvi puhul ma nüüd näen, et tegelikult taust on valge ja mul ei tasuks mitte seda korvi hakata välja lõikama, vaid ma võtan jällegi selle võlukepikese ja kui ma nüüd klõpsan selle valge lume peal,
siis õnnestus mul hoopis see lumi ära valida, väga hea. Nii, valisin selle ära. Nii, nüüd võtan veel lasso tööriista, hoian kontrollklahvi all, võtame need kuuseokkad siit ära. Nii, veel kord kontrollklahvi all, natukene jäi siia veel neid asju. Nii, nüüd mul tasuks võtta ka kogu see nurk siit. Nii, kuuseokkaid on veel nüüd natukene. Nii, ja proovime, äkki me saame võlu kepikesega veel siit korvi alt selle ka kontrollklahvi hoian all. Nii, ja näete. Aga, ja siit ülevalt ma näen, et on ka lund. Jälle kontrollklahv all, valin välja. Aga nüüd on tegelikult nii, et kui ma praegu kopeeriks, ma näitan, mis juhtub. Panen kopi, lähen uuesti kollase peale, lisan uue kihi, panen kleebi, siis mul kleebitakse tegelikult see taust, aga seda ma ei tahtnud. Nii, võtame sammu tagasi, lähme uuesti siia korvi juurde. Siis nüüd ma lähen ja teen sellise asja, klõpsan edit ja invert selection, see tähendab, ma muudan selle valiku ümber. Ma mitte ei vali nüüd lund, vaid valin korvi. Voh. Ja kui ma nüüd kopeerin ja lähen uuesti selle kollase peale ja klõpsan kleebi, siis mul pannakse see korv ka siia ilusti ära. Nii. Ja sellisel viisil ma saan siis kleepida asju erinevatesse kohtadesse, aga miks nad nüüd peavad mul olema erinevate kihtide peal, nimelt PaintNetis on niimoodi, et kui ma nüüd näiteks pärast tahaksin seda kartulit liigutama hakata. Nii, ma võtan praegu nüüd edit, deselect, et kõik on valikud on ära, siis ma lähen selle kartuli kihi peale, valin nüüd ta täiesti suvaliselt siit niimoodi ära ja vot siis siin paremal on kaks noolekest. Kas ma nüüd muudan seda, liigutan piksleid, liigutan seda kartulit või liigutan valikut. Nii kui ma nüüd liigutan piksleid, siis ma saan kartuli tõsta hoopis nüüd teise koha peale. Et muidu, kui ma oleksin pannud ta siia kollase peale, siis pärast ma teda enam liigutada ei oleks saanud.